Seisa umbes õlgade laiuses argseisus ja jälgi, et põlved oleksid nõtked, ehk mitte liiga pehmed ega ka lukus. Vaagen on neutraalasendis ehk mitte ühelegi küljele kaldu. Saba on jalge vahel. Jälgi kogu harjutuse vältel õiget kehahoidu. Tunneta, kuidas keha raskus on jaotunud ühtlaselt mõlema jalalaba igas punktis. Tunneta puusade raskust ja kuidas su jalad hoiavad su puusi justkui üleval, takistades neil maa poole vajumast. Vii nüüd keha raskus tervenisti ühele jalale, jättes teise jala samasse kohta maha. Pane tähele, mis juhtub teise jala ja puusaga. Kuna tugijalg ei kanna enam raskust, vajub selle põlv ette pehmeks ja puus vajub alla jala peale. Jälgi samal ajal, et ülakeha oleks sirutatud ja lõdvestunud ning puusad ja õlad asetseksid kohakuti. Nüüd vaheta raskust. Vii keha raskus üle teisele jalale ja jälgi, kuidas nüüd maa külgetõmbe jõud tõmbab teise puusa alla pehme põlve peale. Hoia tugijalg, millele keha raskus toetub, kindlasti nõtke. Vaata, et see ei läheks liiga sirgu ega liiga pehmeks. Jätka keha raskuse vahetamist ühelt jalalt teisele. Tunneta, kuidas maa tõmbab sinu raskeid puusi vaheldumisi enda poole iga kord, kui tugijalg alt pehmeks läheb. Vabanenud jala kanna võid kergelt maast lahti tõsta. Jälgi, et sinu saba ei tõusaks harjutuse vältel üles, vaid et sa hoiad saba põranda poole. Too kannad järk-järgult maha ja ei jäta need maha, nii et liiguvad ainult puusad ja põlved. Puusade liikumine meenutab nüüd kaalude liikumist. Sellest ka liigutuse nimetus, puusakaalud. Pane tähele, kuidas põlve ettepainutamine laseb puusal alla vajuda. Nüüd pööra tähelepanu sellele, kuidas paralleelselt põlve taha lükkamine tõstab puusa jälle üles, surudes maa külgetõmbejõule vastu. Tee nüüd liigutust veidi kiiremas tempos, jälgides, et saba oleks suunatud põranda poole ja põlved oleksid vaheldumisi pehmed ja nõtked, aga mitte kordagi täiesti sirged või lukus. Need olid küljelt küljele kaalud. Teen nüüd ette taha kaalud ja võtan algasendi. Jälgin, et mu põlved oleksid nõtked. Harjutamisel võin põlved tavapärasest algasendist rohkem paindesse lasta. Ja jälgin, et mu vaagen oleks neutraalasendis. See tähendab, saba on suunatud maa poole. Selleks pingutan kergelt kõhu alumisi sisemisi lihaseid, mis asuvad naba ja vöökoha all. Lõdvestunult vajuks vaagen ette ja kõht läheks justkui kergelt punni. Iseenesest on see loomulik asend, sest võrreldes meestega on naise vaagen pisut rohkem ettepoole kallutatud, mis jätab mulje, nagu oleks alakõht kergelt punnis. See naise kehale omane kõhuke on kontrastiks meeste pisut tahapoole kallutatud vaagnale ja sirgemale kõhuseinale. Aga naise vaagna eripäral on oma looduslik funktsioon. See võimaldab raseduse ajal vältida lapse liigset survet sisikonnale, kuna osa lapse raskusest võtavad enda kanda kõhulihased ja laps on justkui võrdkiiges. Kõhutantsu tantsides on vaagen enamasti hoitud neutraalasendis ja alakõht kergelt toonuses, sest see vähendab koormust alaseljale ja võimaldab vabamalt liikuda. Nii et alustame järgmist liigutust just sellest asendist. Võin alguses pingutada kergelt ka tuharalihased, et vaagen oleks kindlamalt hoitud.
Nüüd lõdvestan vööjoone alused sisemised kõhulihased ja ka tuharalihased, kui neid pingutasid. Nii et vaagen vajub ette kaldu ja saba tõuseb kergelt ülespoole. Nüüd pingutan jälle lihased ja tõmban saba jalge vahele. Võid kujutada ette ka, et tõmbad püksilukku kinni. Ja lõdvestan ja pingutan. Ja lõdvestan ja pingutan. Puusad liiguvad nüüd kaalukujuliselt ette ja taha. Jälgi, et põlved oleksid nõtked ja raskus võrdselt mõlemal jalal. Võid harjutades hoida põlved pisut rohkem paindu kui tavaliselt, et puusadel oleks rohkem ruumi liikuda. Jälgi ka, et su ülakeha on sirutatud ja lõdvestunud ja et sa hingad sügavalt ja pingutamata. Teen liigutust veidi kiiremas tempos.